Täna on mis päev meil? Täna on kolmapäev ja mina kõnin siis Annelinna MyFitnessi poole, et mul see kuu veel kehtib MyFitnessi pakett ja mõtlesime, et lähme Marisega teeme koos ühe trenni täna. Aga muidu esmaspäeval oli mul jälle uus madal kaal. Ma tegelikult pühapäeval juba tundsin seda, et see on tulemas, sest mul oli energy suht low ja kaal oli siis 59,5, et esimest korda näitas minu kaal siis number 5 esimesena, et ees on number 5, aga esmaspäeval oli mingi mega isu ka ja siis ma tegingi kõrgema kaloraaži päeva, kuigi mul teisipäeval oli küll ülakehapäev, aga jah, teisipäeval ma ei kaalunud ennast ja täna siis oli tegelikult kaal üleval, et 60,8 ja eks seda oli tegelikult tunda ka, sest et kõht oli siukene natukene paistas ja selline raske tunne oli hommikul, aga ma usun, et see kaal tuleb selle nädalaga ilusti kenasti jälle alla, et tegelikult on mul ka kuu seis selline, kus tavaliselt ongi kaal kõrgem ja energia madalam, et panen ennast vaimselt valmis selleks, et see nädal saab olema raske. Aga no muidu on kõik okei, et keskmine kehakaal siin jälle langes siin kas 600 grammi või ma ei tea, ma võib-olla eksin, aga et kaal on olnud ikkagi endiselt pidevas languses, kuigi need 2 nädalat, mis ma puhkasin, oli mul aktiivsus pigem madalam, et mul ei tulnud nii palju samme kui tavaliselt aga ma magasin rohkem ja ma tunnen, et need pikad uned nagu aitasid ka mul taastumisel kaasa. Tuni on ikka nii oluline. Esmaspäeval oli mul trennivaba, aga õhtul siis käisime padelit mängimas tüdrukutega ja teisipäeva hommikul oli siis padelitrenn ja neljapäeval on mul siis viimane padelitrenn treeneriga, et siis ma nagu septembrist lõpetan treeneriga trennid hetkel ära, et panen pausile, aga niisama mängimas ikkagi aeg-ajalt. Ma ei tea, kuidas see tänane trenn nüüd välja tuleb, et vaatan, võib-olla ma pean natukene raskustega tagasi tõmbama, sest et millegipärast kõht valutab. Et vaatame, aga kolmapäeval, jah, täna ongi kolmapäev, et selle kuu viimane ringtrenn on siis veel kolmapäeval, täna kell 6, aga septembrist alates hakkan ma trenne andma siis 2 korral nädalas Medspordihallis teisipäeviti ja neljapäeviti kell 6 ja kui soovid tulla trenni, siis julgelt kirjuta mulle, sest osalejate arv on piiratud ja on vajalik siis ette registreerimine ka, et osalustasu on 10 eurot, et midagi juurde siia ei lisandu, et 10 eurot ongi kõik, mis sa maksma pead. Hea tuju kaasa ja tule trenni.
Mitu korda sa tegid? 14. Ja seda on 5 seiret. Issand jumal. Jõken. Mhm. Mõni kerge harjutus tuleb ka või? Ma tea, see viimane võib-olla enam-vähem on, aga järjest raskemaks lähevad need trennid, sest defitsiidis püüad raskust säilitada ja siis on nagu raskem pingutada, aga raskused on suht hästi säilida. Täitsa mustaks. Tokyo reis tuleb välja teenida. Raskeks läheb, siis ma mõtlen vahepeal selle peale, et kergelt jõuad, sa pead täiega pingutama, sa pead selle reisi kuidagi välja teenima. Ja Austraalia puhkuse on mida oodata. See, et tunned alla minnes ka raskust. Seal gymmis on nii, et alla lähed, nagu ei tunnegi. Tunned ainult üles minnes. Palju parem tunnetus on. Ai. Tuleb põlema hästi.
jah. tundsin, et see ära kukub. mul läheb päris puhtalt siia reie taha. see raskus on. püsi mul kõrvas. täna on neljapäev ja täna on mul siis viimane padelitrenn treeneriga ja ma tegin selleks puhuks siis väikesed koogitükikesed tuurijuustuga ja niksibatooni viin ka igale ühele. hääl tahab ära kaduda või? aga igal juhul lähme teeme ühe trenni ja tuleb ilus päev. mis intensiivsus on? 65 on seal praegu. Praegu kõik enam nii palju ei talu vist kui alguses talus. Ma arvan, et rasvakihti on vaata vähem peal, siis läheb rohkem lihasesse. Jaa. Alguses mul oli mingi 80 äkki. See lihas väsib ära ühel hetkel. Mul on mingi viimased 4 tundi olnud selline tunne, et tahaks kokku variseda, sest et kuidagi mingi mega väsimus on peale tulnud. Ma arvan, et see on sellest, et päevad lähenevad, aga täna oli mul siis Siimuga trenn
päev, ehk siis me homme tuleme juba õhtul ilmselt tagasi või siis pühapäeva hommikul. Ja aga ma püüan natukene puhata, sest et ma olen nii väsinud. Et ja. Käisin kaardid tegemas Mustikutsimmis. Et otsustasin, et trennid teen ilmselt homme ja säästan ennast siis fotosessiooniks seda energiat. Ja nüüd kui sööma, make, soeng ja siis juba fotosessioon. I'm ready! Meik on tehtud ja ilm läks ka ilusaks. Isegi päike tuli vist välja. Ja nüüd siis lähme vaatame, kus me teeme pilti. Ja ma loodan, et energiat tagub. Ja et tuleb tore pildistamine. Hei, tegelikult on uus nädal, aga mul on siia videosse lõpp veel tegemata ja teen selle ära. Et käisime siis laupäeval Martiniga pildistamas ja see oli nagu mega tore. Me käisime mitmes erinevas kohas, ma valisin endale välja mitu erinevat outfiti, millega ma pilte tahtsin. Ja selles mõttes meil nagu täiega ilmaga vedas, sest et hommikul sadas vihma, siis ma läksin meiki ja kui meik ja soeng olid enam-vähem tehtud, et siis tuli päike välja ja kui me lõpetasime fotosessiooni, siis viimases kohas seal hakkas vihma sadama ja vikerkaar oli, et ja, aga ma sain nüüd ka pildid kätte ja ma jätan siia lõppu mõned pildiklipid teile ka vaatamiseks, et täiega ilusad pildid said ja ma olen väga rahul, et Martin teeb oma tööd ikka väga hästi ja ma väga soovitan, kes soovib endale ilusad pilte, minge tema juurde pildistama. Ja üleüldse oli selline mõnus vibe ja tore pildistamine. Et ja, ma olen rahul. Ja pühapäeval
tähistasime siis Luka sünnipäeva, kuigi esmaspäeval on õige päev, aga pühapäeval siis tähistasime seda mängumaal. Ja nii selle nädal jälle läbi saigi, et mega kiirelt lähevad nädalad lihtsalt ja natuke hirmutav ka, sest võistlused on kohe-kohe. Et esimesed võistlused on juba 29. september. Jah. Ma loodan, et ma saan vormi ikka paremaks selleks ajaks ja eks hoian teid kursis ja ma loodan, et oli jälle hea vaatamine ja sa nautisid ja järgmise vlogini. Tšau!